hommikust, head metsanduse ja energeetika valdkonna inimesed ja kõik teised huvilised, kes te olete osa saamas traditsioonilisest konverentsist Puit energiaks, mis siis tänavu kannab lisanumbrit 2020. Metsandus on hetkel kuum teema ja ma ei oska ütelda, kui palju sellest kuumusest õnnestuks kasutuskõlblikuks energiaks muuta. Väga suur optimist ma selles osas ei ole, aga ühiskonnana peame me kindlasti kokkulepete poole püüdlema ja ka need tegelikult lõpuks saavutama. Ma toon mõned märksõnad, mille osas tuleb meil täna juttu siin konverentsil või mida tegelikult peaks rõhutama, kui me räägime energeetikast ja metsandusest. Kõigepealt, kas me peaksime muretsema selle pärast, et meil lõpeb mets otsa? Etteruttavalt ütlen, et see mure on asjatu. Ma mäletan esimesi selliseid jutte 20 aasta tagusest ajast. Me peaksime eelkõige muretsema selle üle, kuidas ja milleks me metsa kasutame ja mis me varutud puiduga teeme. Meil on 3 olulist valdkonda: majandus, looduskeskkond ja sotsiaal. Me saavutame edu ainult siis, kui me keskendume nende 3 ühisosa otsimisele ja saamisele. Energeetikas on tavaliselt kasutuses madala kvaliteediline puit, mis jääb üle suuremat lisandväärtust andvate toodete tegemisel. Tänaseks konverentsiks valmistudes vaatasin pisut statistikat aastaraamatutes Mets 2009 ja Mets 2019 ja analüüsisin põgusalt, kuidas on muutunud surnud puidu osakaal meie metsades ja mis on juhtunud meie halllepikutega viimastel aastatel. 2008. aastal oli surnud puitu 29,6 miljonit tihumeetrit, sealhulgas siis ka kaitstavad metsad. 2018. aastal oli surnud puitu kokku 38,6 miljonit tihumeetrit, sealhulgas majandavates metsades 31,7 miljonit tihumeetrit. 10 aastaga on surnud puidu hulk kasvanud 1,3 korda. Majandusmetsa hektari tagavara kohta teeb see 15,7 tihumeetrit. Vanajumal andis meile tänavuseks suveks suhteliselt niiske ja jaheda ilma, mis ei ole lasknud kuuse-korreüraskil plahvatuslikult levida. Kuid julgen prognoosida, et lähiaastad toovad meie kuusikutes veel jõudsalt juurde surnud puitu. Kui me siin midagi ette ei võta, siis ühel kuumal suvel muutub see ohuks meie turvalisusele. Pean silmas ulatuslikke metsatulekahjusid, mida me mitmes maailma otsas oleme kas siis meedia vahendusel kuulnud või lugenud või ka tegelikult ehk mõnigi on ka lausa kogenud. Loodan, et ükskõik kui erinevad keskkonnakaitselised huvid meil on, ei soovi me selliseid tulekahjusid, mis on mõllanud Austraalias, USA-s, aga ka Lõuna-Euroopas. Kuidas meil on läinud halllepikute majandamisega? Kas nad saavad kohe otsa? Halllepikute tagavara on püsinud viimase 20 aasta jooksul kõrgemal kui 30 miljonit tihumeetrit. Kusjuures suurem kasv on tulnud just pärast taasiseseisvumisaega ehk viimase 30 aastaga. 60 aastat tagasi oli halllepikuid meil umbes 15 korda vähem. Majandavates metsades arvestati 2018. aastal hallilepa, remmelga ja toominga puidu kogumahuks enam kui 32 miljonit tihumeetrit, millest jämedalt võttes pool on tänases arusaamas küpsed puistud. Kõik metsandusinimesed teavad, et madala kvaliteedist puitu tuleb lisaks halllepikutele ka tegelikult teiste puuliikide puistuid majandades. Mida võiksime siis eelpoolt toodu põhjal
väita. Kõigepealt seda, et me ei majanda oma metsi üleliia intensiivselt, kui meil on nii palju surnud puitu metsas. Ja teiseks, et meil on täna metsas arvestatavalt palju ressurssi, mida me saaksime kasutada bioenergeetikas. Tegelikult võiks siia järele lisada sõna kahjuks, sest majanduslikult kõrgema lisandväärtusega majandusmetsad ja kõrgemat lisandväärtust loov tööstus ei ole kindlasti saatanast. See on aga hoopis ühe teise konverentsi arutelu teema. Kliimapoliitika ja bioenergeetika on omavahel väga tihedalt seotud, sest läbi taimede, mille hulka loomulikult kuuluvad ka puud, on võimalik CO2 siduda ja süsinikuneutraalset energiatootmist edendada. Viimasel ajal on puidu kasutamise kohta avaldatud mitmeid arvamusi mängitud mõttega, et puitu ei liigitataks taastuvenergiaallikaks või koguni pöördutud Taani krooni poole, et see oma alamat korrale kutsuks. Puidu põletamisel tekkiv süsihappegaas pidi jääma õhku ringlema vähemalt mitmekümneks aastaks ja seepärast oleks mõistlik kliima kontekstis kasutada kogunisti kivisütt ja maagaasi. Sellised väited teevad ausalt öeldes nõutuks ja seda enam, kui need tulevad lugupeetud teadlaste poolt. Tegelikult me teame ju kõik väga hästi, et kivisöe moodustamiseks ei kulu kümneid aastaid, vaid miljoneid aastaid. Loomulikult on kogu temaatika küllaltki keeruliste seostega ja teinekord on teadlaste tulemused ka vastandlikud. Siiski on paslik siin meenutada tõsiasja, et kliimapoliitika väljakutsete lahenduseks ei ole utoopiale sarnanevat poliitikat ega ka rohesotsialism. Rõhutan veel kord, toimiv lahendus peitub majanduse, keskkonna ja sotsiaalse valdkonna ühisosas ja peab esmajärjekorras teenima Eesti rahva huve. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks muutuda aastaks 2050 süsinikuneutraalseks ning selleni peab aitama jõuda Euroopa roheline kokkulepe. Roheline kokkulepe on iseenesest märksa laiema käsitlusega dokument kui tänase konverentsi teema, kuid bioenergeetikal on seal kindlasti oma koht olemas. Toon välja mõned rõhuasetused, mõned Eesti seisukohad Euroopa rohelises kokkuleppes, mis siis haakub ka tänase konverentsi teemaga. Kõigepealt tuleb tagada säästlikkuse kriteeriumitele vastava biomassi kasutamise võimaldamine energia tootmiseks. Ja teiseks, metsanduses soovime jätkata selliste metsamajanduslike võtete kasutamist, millega on võimalik pikas perspektiivis suurendada metsade tootlikkust, süsiniku sidumist, süsinikuvaru ning parandada metsa tervislikku seisundit, sealhulgas arvestades muude metsa kui ökosüsteemi funktsioonide säilitamisega. Kui Euroopas seab strateegia eesmärgiks ka metsamaa pindala suurenemise, siis Eestis on seda küllaltki raske teha, sest juba täna nähakse probleemi selles, et meie looduslikud rohumaad on möödunud aastakümnetega muutunud metsaks. Ja tuleb tunnistada, et viimased aastad on toonud ka seda, et me oleme metsast soid tegema hakanud. Tänavune sügis toob Riigikogu lauale mitmeid metsandusega seotud teemasid. Markeeriksin ainult ühte, mille esimene lugemine on ka läbitud. Elektrituruseaduse muutmise seadus, millega siis, võiks ütelda nii rahvakeeli, antakse ka õigus Narva jaamades kasutada biomassi. Selle seaduse järgi peaks taastuvenergia toetus toimuma vähempakkumisega, millega me tegelikult välistame kallima sortimendi põletamise. Vähempakkumise toetusele seatakse ka tegelikult ülemmäärad ja
praeguse kavade järgi on siis ülemmäär 15 eurot megavatt-tunni kohta. Seaduse tasandil eraldi mahu ülemmäärasid praegust ei ole olnud kavas seada. Ma ütlen, et loomulikult see seadus on läbinud esimese lugemise ja on Riigikogus veel menetlusel ja loomulikult kaasatakse ka selle tegemisel erinevaid huvigruppe ja kuulatakse erinevate huvigruppide arvamusi. Nii nagu ikka on meil majanduses ja keskkonna valdkonnas ja tegelikult kogu ühiskonnas alati ju huvigruppide paljusus ja see on iseenesest tegelikult hea. Kui me räägime veel sellest seadusest, siis tegelikult see seadus nõuab ka Euroopa Komisjoni luba ja loodetakse, et see võiks selle aasta jooksul ikkagi saabuda ja siis on võimalik ka eelnõuga edasi minna. Aga see tegelikult, kui me nüüd vaatame metsaomanikke laiendaks, siis tõesti ka seda ringi, kuhu oleks võimalik siis kütte, puidu kvaliteedile vastavat puitu ka metsaomanikel müüa. Head konverentsil osalejad, need olid mõned mõtted tänasest metsandusest ja hetkel pooleli olevatest protsessidest. Ootan põnevusega kohe algavaid ettekandeid ning soovin teile kõigile kasulikku ja huvipakkuvat konverentsi. Aitäh!